sul meeleski tõde. Siin ilmas elame vaid kord. Nii ütlen sulle, kallis sõber. Las algab sinu tähetund. Tuleb kiirus võtta maha ja leida aeg vaid endale. Sa oma aare otsi üles ja leiab pidutsema sen. Väike vein, feeling fine, puhkus käes, sa tantsi meeletult nii päeval kui öö. Väike vein, feeling fine, päike paistmas, elu ilus sind on ootamas ees. Meil on nii hea meel saada suveseiklus alustab. Me oleme täna Jõgevamaal, Kuremaal ja see sama vaade, mis meie selja taga on tegelikult tuttav ju filmidest kevade, suvi, sügis ja talv. Ja mitte ainult filmidest ei ole see vaade meile tuttav, aga tegelikult ka Microsoft on käinud oma kuulsat wallpaperit just nimelt siinsamas pildistamas. Ja selle kauni Kuremaa kohta me õpime tänases saates väga palju uut ja põnevat, nii et alustame. Elu on seiklus, suveseiklus. Väike vein, feeling fine, väike paistmas, elu ilus sind on ootamas ees. Raul, sina oled üks vähestest kuremaalastest, kes on siis Kuremaale nii-öelda truuks jäänud. Mis on see nii-öelda vau-efekt, mis sind siin Kuremaal hoiab? See on väga lihtne, et kui sa tuled pikemalt või lühemalt sõidult ja sõidad Kuremaale sisse või kõnnid Kuremaale sisse, siis see sama vau-efekt on su sees. See on sinu kodu. See on see, kus akud hakkavad kohe iseenesest laadima. See on koht, kus inimene naudib elu. Oled sa minuga nõus, et näiteks jõuad juba kuskile sinna Põltsamaa risti ära, siis hakkad juba mõtlema selle lossi peale, et see on ikkagi selle kandi au ja uhkus siin, jah? No loss mäe otsas tegelikult ikkagi ühtepidi ju mõisniku ja mõisaära sümbol, teistpidi on ta meie jaoks ikka oma kodu. Seal on väga paljud kuremaalased lausa elanud. Põlvkondade jaoks on see justkui püha koht ja loomulikult see loss on meie Kuremaa süda. Tead sa ka, kuidas Kuremaa endale nime sai? Kas see on seotud kuidagi kurgedega ja kui tihti siin kured Kurel käivad? Kurgedega ta ei ole. Jensel on selle koha ja Korumekk on ajaloost neid ilusaid nimesi siin olnud. See Kuremaa on tulnud eestlasel ilusti. Kurepesa on loomulikult olemas oma meie külas siin ja kurgesi on üldse palju, ja kurgesi käib ka. Aga kui tulla nüüd natuke siia lossi juurde tagasi, siis et mina ju käisin seal samas hoones koolis. Mis teil praegu seal toimub? Mina käisin seal kino vaatamas ja mina olen seal lossis korvpalli mänginud. Kino teinud ka? Aga täna on tegemist ju sellise külastuskeskusega. Pidulikud sündmused, suuremad ja väiksemad sünnipäevad. Selline 100–130 inimest mahub sinna ilusti sisse ja selle lossiga on meil ka täna tegelikult plaanid olemas, kuidas seda edasi arendada veel ilusamaks ja paremaks. No miks peaksid kõik eestimaalased just sel suvel Kuremaale jõudma? Millest nad muidu ilma jäävad? Ma kogu aeg olen arvanud, et kõik teavad, kus on Kuremaa, kus on meie loss ja kus on kogu see meie elamuskeskus. Mida rohkem ma sellest räägin, seda rohkem ma saan aru, et tõesti see tee, ta jääb sellest Tartu-Tallinna maanteest veidi kõrvale ja siin ei ole nii palju käidud, nii et sellepärast peabki tulema, et tulge ja vaadake see asi siin üle, uskuge, et ei jää millestki ilma. Kuremaa elamuskeskuse jõusaal on tõesti muljetavaldav, Tauri, et teie treeningmasinate park on väga suur. Millised treeningvõimalused siin on ja mille poolest võib-olla see jõusaal eriline on? No kindlasti on selle jõusaali pluss see, et meil ongi, nagu sa just ütlesid, hästi palju erinevaid masinaid. Ehk siis, kui inimesel ongi näiteks mingi vigastus, et ta ei saa kasutada mingeid kindraid masinaid või on tal mingid anatoomilist iseärasused, ta on hästi pikk, ta on hästi lühikene, siis ongi meil väga suur variatsioon masinaid, mida ta saab kasutada ja see annabki talle selle eelis, et tal ei jää trenn tegemata. Ta saab siia tulla ja ta saab kindel olla selles, et ta saab
ükskõik mis masinaga nagu selle treeningu tehtud, et kindlasti te ei pea treeningutest loobuma. Ja siia võib tulla selles mõttes igaüks, kas ma olen siis professionaalne sportlane, olen ma võib-olla selline kerge lödipüks, et alles avastasin, et sel kevadel tahan või sel suvel tahan end vormi saada, siis kõik nad siia on tegelikult ju oodatud. Muidugi, kõik on oodatud. Kas sina personaaltreenerina, kui palju sina siin näiteks saad aidata neid ja juhendada? No kuna see ongi minu töö, siis ütleme nii, et päris palju. Et kindlasti on neid, kes on tublimad, kindlasti on need, kes vajavad nagu rohkem ühendamist, aga ma arvan, et kõigil on võimalik jõusaalis treenida niimoodi, et hoida enda tervist ja saada tugevamaks. Kuremaa on väga suure spordipisikuga. Kuidas nüüd Kuremaa elamuskeskuse jõusaal on seotud näiteks Eestiga erinevate spordisündmustega või spordiüritustega? Siit Kuremaalt näiteks läheb läbi rattaüritus Tour of Estonia. Sellel aastal esimest kordselt siis on ka tipustopini, mis on läbi, pluss siis Jõgevamaalt üldse on tegelikult päris palju sportlase pärit, näiteks kiiruisutajad Martin Liiv ja Saskia Alusalu ja erinevad ratturid, kes meil siin on, Lauri Aus näiteks. Et Jõgevamaa on jah, spordipisikuga nagu päris kõvasti nakatunud. Miks see niimoodi on? Kindlasti ma arvan, et see, et meil on niisugune ilus loodus siin, et rattasõiduks, ma ütlen, ongi väga head tingimused, et Eestis, kuna mägesid tegelikult väga ei ole, siis nii-öelda need künkad on meil siin olemas ja ma arvan, sellepärast näiteks ongi meil rattasport siin nagu väga hästi arenenud ja kindlasti ka treenerid on väga tähtis osa selles, et sellises kohas oleks olemas. Ma ei ole näinud just sagedasti nii head jõusaali, kui teil siin on. Mis on võib-olla siit sinu enda lemmikmasin? Kuremaa jõusaalis, väga vähestes jõusaalides on olemas siis selline, kuidas me kutsume abivahendiks seda. Ehk siis ma saan võtta niimoodi kangi endale peale, et ma ei pea seda kuidagi tagant tupitama, ma kohe näitan. Et saan kangi tõmmata endale siia niimoodi ette ja mul on palju mugavam seda kangi nagu peale võtta. Siis lükkan ülesse, see kukub ise tagasi ja surun siit lihtsalt kangi ülesse. Kindlasti ma arvan, minu üks selline top 3 harjutus jõusaalis. Jah, niimoodi see käibki. Natuke tuleks raskust juurde panna, et praegu on natukene kerge. Nii et kui sel suvel toob tee sind Jõgevamaale ja just peatud siin Kuremaal, siis Kuremaa elamuskeskuses uksed on valla, sa saad tulla jõusaali ja hoida end loomulikult vormis. No Triin, ma pean tõdema, et alati, kui ma siia Kuremaale satun, et siin on kuidagi nii tore olla. Ja kui ma olin siin 20 aastat tagasi elasin, siis käisin rannas, loomulikult ujumas, aga see rannariba või joon nii pikk küll ei olnud, et olete nii edasi arenenud. Ja rannaala arendamisega siin on iga-aastaselt päris palju tööd tehtud, et ta oleks ainult mugavam, ilusam, mõnusam külastajale. Et liivaala hoiame korras, igal aastal me toome siia uut liiva juurde, et jällegi oleks see mõnus liivane päevitamise ja ujumise ala, nii suurtele kui väikestele. Kunagi elas siin ju pea 900 inimest, nüüdseks on järgi jäänud 250 ja te olete nii tublid, et kas te olete kõiged inimesed siia rannaalasse tööle pannud? No päris kõike me siia tööle pannud ei ole, aga meil on kohalik kogukond hästi aktiivne, kes soovib ka ikkagi, et see kõik oleks väga ilus ja väga hea ja samas siis meie Kuremaa elamuskeskuse poolt anname enda poolt parima, et oleks siis jällegi see ujumise koht mugav ja puhas ja ilus. Ma saan aru, et sul on Eesti rahvale üks tõeline pommuudis täna edastada. Et miks me täna just siin oleme? Ja, me oleme nüüd kohe avamas Kuremaa järve peal veeparki. Vau! Et veepark siis tuleb hea, lõbus, atraktiivne ajaveetmise võimalus noortele, nooremeelsetele, aga tegelikult sobib väga hästi ka suurematele, täiskasvanutele, noorematele, vanematele, et oleks siin kauni Kuremaa järve peal veel midagi mõnusat ja atraktiivset teha. Kuremaa on selles mõttes hästi mitmekülgsete võimalustega, et tegelikult me ootame siia kõiki. Nii väikeseid kui suuri, peresid, aga ka ettevõtteid, et saab siin teha ettevõtetele suvepäevasid, erinevaid üritusi. Aga nüüd, kui me vaatame ka rannaala, siis näiteks peredel on väga tore, et saavad tulla siia, ilusa ilmaga päevitada,
järve peal kala püüda, veepargis mõnuleda, hüpata aktiivselt, aega veeta ja meil on siin toitlustuse võimalusi Kuremaal erinevaid ja samuti ka majutuse võimalust jällegi, et kes tunneb, et ühest päevast puhkamiseks jääb väheks, võib tulla 2, 3 või 5 päevaks. No kas paadiga saab ka minna järve peale sõitma ja siis nii-öelda romantikat teha? No otse loomulikult ja, et meil on siin mitmeid paadirentimise võimalusi, et otse loomulikult saab niisama romantikat teha. Samas Kuremaa järv on ka kalastajatel hästi populaarne, nii et saab siin kalaga püüda. Kui tihti ise satud siia randa ujuma? Ikka aeg-ajalt satun, et kui ka tööpäevad on tihedad, siis sügise poole või talvisel ajal hoopis Kuremaa ujulas ujumas käia ja samamoodi siis suvel ikka püüan aega leida, et siin rannas ujumas käia. Aga mis see veetemperatuur praegu olla võib? Vot ei teagi, mis see veetemperatuur on. Ilmad olid nii külmad, aga nüüd on järsku nii soojaks läinud, et nii et peame vist ära proovima. No aga tuleb muga kaasa, lähme teeme ära või? No proovime. No proovime, sest et elu on seiklus. Jah. Triin, naljaga pooleks ma ütlen, et tulin Kuremaale ostsima kloostrit, aga hoopis leidsin eest palju põnevaid paiku, spordisalus ja ka tegelikult ujula. Mille poolest Kuremaa ujula on erinev? Kuremaa ujula on selles mõttes eriline, et meil on ujulas suur bassein, väiksem bassein, aga lisaks ujulale on meil tegelikult ka spaala. Meil on selline mõnus minispa, kus on eraldi päris väikeste laste basseiniala ja siis on suurematele ringvooluga ja paremate atraktsioonidega spaala. Meil on päris mitu erinevat sauna spaalal ja lisaks siis veel suured mõnusad uued värsked saunad. No seda, et on olemas nii suur bassein kui ka väike bassein, minusugustele inimestele, on veel ju lisaks mingisuguseid sportimise võimalusi selles ujulas või milliseid aktiviteete pakutakse inimestele? Kui me vaatame nüüd nii-öelda ujula ja spa poolt, siis meil on iganädalaselt vesiaeroobikatrennid ja meil on nüüd sellest värskest talvest alates on meil ka ekraani taga võimalust trenni teha, kus inimesed saavad ise tulla, ekraanist omale valida treeningu, kas lühikene, pikk, kerge või raske, vastavalt omale jõukohaselt ja saavad siis oma ujumise kõrvalt ka trenni teha. See on usutunud väga populaarseks ja see on ka päris populaarne hoopis meeste seas. Nii et võid proovima tulla. Nii et uus põlvkond vesi-influencerid on tulemas Kuremaalt? No loodame. Kas ka maailmameister ujumises? No miks mitte, et meil on kogu Jõgevamaa lastekooli ujumised on siin, samuti siis ujumisklubi treeningud on meil, nii et tuleb siit aktiivselt sportlasi ka meil. Nii et peale sellist mõnusalt igiseks tegevat jõusaali, mõnus lõõgastav ujumine ja siis väike saun otsa ja ongi elu nagu lill. Jah, täpselt nii. Aga lisaks, kui on saunas ka ära käidud, siis meil on ujula kohvik. Kohvik on meil ka uuenenud, menüü on uuenenud, nii et saab väga head toitu ka meie juurest. Tuleme ikkagi tagasi selle juurde, et Kuremaa on mind isiklikult üllatanud küll positiivselt selles mõttes, et ma mõtlesin, et on selline väike koht, aga tegelikult siin on neid tegevusi nii palju, et ega ühe päevaga ei pruugi üldse hakkama saada, et kui ma tahaksin pikemaks jääda, mida ma peaksin tegema? Pikemaks jäämiseks on väga lihtne võimalus, tuleb ööbida ja selleks on meil suurepärane võimalus. Meil on olemas Kuremaa külalistemaja, meil on siin suisa 200 voodikohta. Wow. On väiksemaid tubasid, suuremaid tubasid, luksuslikumaid tubasid, sportlaste spordilaagritele sobilikke tubasid. Need erinevad valikud on küll. Et saab kodule kaudu meile broneeringu teha ja olete oodatud. No kuulge, vaat see on elu. See on seiklus. See on suveseiklus. No tegelikult on neid mõnevõrra suuremaid tubasid siin veel. Lähme vaatame, mis siin tubades toimub.
igal pool üks ja sama seltskond. Kas ka siin? Nagu näha, siis ruumi jagub kõigile. Kui Laiuse poolt sõita Kuremaale, siis kohe paremat kätt jääb üks parkla, mille kõrval on imeilus ajalooline veski ja siin ees on võimalik nautida päikeseloojangu kohvikut. Karl, see päikeseloojangu kohvik tegelikult on ju ainulaadne. Eestis on see esmakordne ja see veski teie jaoks siin Kuremaal on läbi aastate täitnud ka hästi olulist rolli kogukonna jaoks. Ma olen tänase päeva jooksul aru saanud, te olete siin kõik väga tegusad. Kogu aeg miskit toimub. Miks nüüd oli vaja korraldada veel ka erilist päikeseloojangu kohvikut? Meil oli vaja korraldada see päikeseloojangu kohvik, kuna me saime aru, et siin meie selja taga õhtuti esineb väga ilusad päikeseloojangud ja me tahtsime kogukonna jaoks midagi teha, et saaksime kokku tulla, juttu ajada ja lihtsalt nagu õhtut nautida. Ehk siis kõik soovisid seda kohvikut ja hetkel me naudime seda. Kas see tähendab seda, et Kuremaal elavad hästi romantilised inimesed, kes siis nagu tundsidki seda, et võt see on see hea kindel koht, kus me saame siis jagadagi neid ilusaid hetki ja soojasid tundeid näiteks? Ma ei ütleks, et just romantilised, kuid meile kindlalt meeldib mälestusi tekitada ja koos olla. Ja seda mälestuste loomise hetke tegelikult see veski läbi ajaloo ongi kandnud. Kui tihti sa ise võib-olla, kui sa ei pea nüüd siis suvel siin tööl olema, kui sageli sa ise leiad selle aja, et tulla siia ja nautida just seda ilusat suveõhtut? Ma ütleks, et isegi päris tihti, kuna ise elan väga lähedalt, siis ja õhtuti meeldib jalutustel käia, siis ma ütleks, et 2 korda nädalas vähemalt. Et see vaade on ikka vapustav. Nii, muru on niidetud, minu selja taga võib näha hobuseid, kotttoolid olete mõnusasti välja pannud. Kas ma pääsen sinna veski sisse ka? Kas ma näen, millist elu seal võib-olla need seinad tahavad mulle rääkida? Absoluutselt näed. Kui siia tulla, siis tihti on ta lahti ja kõik saavad minna sisse ja kas või teisele korrusele minna ja seal rahulikumalt rääkida ja lihtsalt nautida ennast. Mis juhtub siis, kui ilm on pilvine ja päikeseloojangut näha ei ole? Kui päike on pilvede taga, siis päikese asemel on meie enda Kuremaa elanikud, ehk me ikkagi naudime seda õhtut, isegi kui päikest ei ole näha. Karl, siia kohvikusse on oodatud ju tegelikult inimesed ka kaugemalt. Me ootame siia kõiki, kes kas või ei ole isegi siit lähedalt, vaid me ootame absoluutselt kõikjalt. Ja me loodame, et ka teistel on väga vapustav aeg siin nagu meil kohalikel inimestel. No seni, kuni tüdrukud uudistavad seda uhket lossi väljaspoolt, mina ikkagi lähen ja sukeldun ellu sisse, ehk siis lähen vaatan seda lossi, mida ta pakub ka seestpoolt. Ja selleks, et faktid oleks õiged ja ka põnev, ma olen appi palunud endale Ivo. Tervist! Tere, Erki! Nii, näita mulle, mis see loss seest endast kujutab. Aga lähme vaatame. Lähme. No Ivo, ma tunnistan ausalt üles, et ei ole ma väga palju losse Eestis näinud, mis on vaatamata oma vanusele nii heas seisukorras. Et kui vana see loss täpsemalt on? See loss on ehitatud 1843. aastal sai ta siis valmis ja hilisklassitsistlikus stiilis mõisa Häärber, mõisahoone. Ja vahepeal on siin tegelikult ju olnud lisaks siis lossi elule ka mõni teine elu. Ja siin on olnud erinevaid aegasid, hästi palju on olnud siin kooliaega, tänu selle kooliajal ongi see hoone päästetud ja säästnud seda hoonet, et siin on kogu aeg tegevus sees olnud. Ja nüüd siis aastast 2004, kui me mälumind ei peta, mil kool lõpetas, on siis seda lossi kasutatud teistel eesmärkidel, kogukonna elu nagu elavdamiseks, kultuuri ja muude sündmuste läbiviimiseks. Jah, sellest on nii-öelda valla esindushoone, nimetame teda ka valla pärliks, Jõgevamaa pärliks, selle jaoks me lihvime ka teda, anname talle veel parema väljanägemise ja
taastame seda endisaegselt ilu ja ilgust, mis siin kunagi oli, mis on hästi palju tegelikult kaduma läinud. Nagu ma näen, siis tegelikult on praegu ka siin ühes saalis juba ilusti tehnika püsti pandud ja tõenäoliselt on tulemas mingisugune siis tähistamine. Ja meil on täna õhtul tulemas suur juubelmajja, 95 inimest, et meil saab erinevaid üritusi, sündmuseid korraldada. Ja teises saalis ma tegelikult käisin juba korra piilumas. Seal on väga uhke väljapanek ühe tubli jalgrattasportlase saavutustest, et seal on igast karikad ja mida kõike veel. Seal on meie kohalik jalgrattur Erki Pütsepa karikate tuba. Seal on väljas ka tema võidusõiduratas ja suur osa või enamus tema võidusõidukarikaid. Tere, Silvia. Tere. Kas ma tohin sina öelda või teie? Palun. Ei ole daami käest viisakas vanust küsida, aga minuni on jõudnud informatsioon, et sa oled siin Kuremaal elanud juba nii kaua, et põhimõtteliselt iga murulible peaks olema sulle tuttav. Ja ma elan Kuremaal 1963. aastast peale. Ja mida sa kõik oled siin selle aja jooksul ette võtnud? No põhiliselt olen tööd teinud. Ma olin siin majas, olin 42 aastat eesti keele õpetaja. Siis, kui oli veel kooliaeg siin, jah? Ja kehalise õpetaja, rahvatantsujuht, lisaks kodune elu, lisaks klubitöö. Nii et tööst ei ole puudus olnud. No ei ole vist väga suur saladus ka see, et tänu sulle ja sinu abikaasale on sisuliselt terve Kuremaa nii-öelda püsti pandud. Jah. Kui me tulime 63. aastal, siis oli Kuremaal loss. Siis oli siin taga see kahekordne maja ja rohkem ei olnud. Et ülejäänud on kõik ehitatud tema poolt. Kas on sul ka mingisugune eriline paik siin Kuremaal, mis on nii-öelda ainult sinu paik? Nüüd oma kodu ja Tammemets. Ja esimene suveseiklus ongi läbi saanud. Jah, kuigi peaks ütlema, et kahju isegi, et ta läbi sai, kuivõrd selle Kuremaa inimeste soojus ja ka selle koha mingisugune selline eriline aura või vibe tekitasid minus sellise mõtte, et ma ei teagi, kas ma järgmine suveseiklus üldse siit kuskile tahangi minna. Ma ei luba sul siia jääda, sest et nii palju uusi põnevaid seikluseid ootab meid veel ees. Kristiina, suur tänu sulle, et meile oma kodukanti tutvustasid ja kuhu meie auto juba järgmisel nädalal meid viib, seda näed juba järgmisel laupäeval kell 10 ikka TV3-s.